Tervist, olen Hanne-Steffi Volmerson ning täna intervjueerin Scott Murrot. Tere! Mis on teie vanus ning kus olete pärit? Mina olen 33-aastane ning pärit Pärnust. Miks valisite Pärnumaa Kutsehariduskeskuse? Kuna elan Pärnus ja soov oli saada juuksuriks, siis Pärnus oli see ainukene võimalus ja ainukene õige võte, et tulla siia. Seega olete juuksuri erialal, aga mitmendal kursusel te olete? 2. kursus ja kevadel peaks siis lõpetama. Miks valisite just selle eriala? Kuna hair is my passion, aga ei, et pidevalt tuli nagu siuke mõte pähe, et mu mõtted kogu aeg lähevad enda juuste peale või teiste juuste peale ja siis ma kogu aeg nagu tabasin ennast jälgimas inimeste juukseid ja mind ajas kogu aeg närvi, kui kellelgi on midagi valesti seal. Aga no jah. Mis on teie hobid või huvid? Hobisid ja huvisid on mul väga-väga palju. Ise olen olnud muusik, lapsest saadik, laulmisega tegelenud ja bände teinud mitmeid, juba üle 20 aasta. Ja siis on veel hobisid, kõik, mis on nagu muusikaga seotud, et kui noorena ei olnud muud võimalust, kui ise teha kõik asjad nagu oma veebileht, ise lindistada, ise filmida, ise kõik need asjad kokku panna, kõik Photoshopid, kõik siuksed asjad, et need ongi nagu nüüd hobideks saanud, et kõik need asjad ise teha. Ja siis on veel kindlasti suur huvi on trivia ja igasugune teadmiste tahtmine ja vajamine alati teada kõike. Et pidevalt siis loen midagi, et olla targem kõigis ruumis. Kus tekkis huvi hakata sellise asjaga tegeleda? Kuna muusikaga nagu niimoodi raha nagu ei hakanud nagu teenima, see oli nagu rohkem suveti isegi, et hooajaline, kuna ma olen ka tänavamuusik, siis tänaval teenisin raha ja ülejäänud aja oli nagu niisama, et nagu ikka, kui sa 33 oled või üldse natuke vanem, siis kuskilt maalt peab siis mingi töö otsa ka saama, et siis juuksuri teema tundus siuke siis kõige normaalsem mulle, kuna nagu ma nii või naa ja lõikasin juba juukseid, ma polnud vist üle 10 aasta kindlasti ise juuksuris käinud, ma olin alati endal juukseid lõiganud ja neid kiidusõnu, mis alati tuli minule oli palju. Igatahes sain kiita alati, et kuidas ma nagu lõikan, et ma suvaliselt tegelikult lõikasin, et alles kooli tulles tegelikult said aru, et kui valesti kõik on ja kui vähe sa oskad midagi. Et siin koolis, et õpib siis ikka teadma, kui vähe sa tead midagi. Kust õppisid muusikat tegema ja kas keegi õpetas? Muusikat, see tegemine ja teema, see vist suht kohe hakkasin tegema, kui ma mingi pilli selgeks õppisin. 2. klassis pandi mind klaverit mängima sunniviisiliselt. Ja hiljem siis 4. klassis ma nägin kitarriga meest oma koolis, kes oli uus õpetaja ja siis ma käskisin tal pärast tundi mulle kitarri õpetada ja siis sealt, kui ma esimesed akordid selgeks sain, siis hakkasin ise kirjutama muusikat koheselt. Aga laulmisega olen tegelenud juba lasteaiast, et mul on ka diplom, et lasteaia parim laulja. Mis sind kõige rohkem muusika juures kutsub? Ma oskab öelda, see on paljudel muusikutel, õigetel muusikutel vastus on sama, et saab ennast nagu välja elada ja kui sa nagu ei saa välja öelda neid asju või välja laulda või välja mängida neid asju, siis see on jube piin. Et see on iga kunstniku teema kindlasti, et vaja need asjad kuidagi enda seest välja saada, et nii on iga loova inimesega kindlasti. On teil oma iidol, keda järgida või keda pead enda siis muusika huvialal parimaks esindajaks? Ei. Mina ise! Täitsa sobib vastus. Mis on teie suurimad saavutused muusika tegemisel? Suurimad saavutused? Tegemise, ma ei tea, need noortebändi konkursse oli palju kunagi. Ja kunagi ei võitnud, aga me võitsime niimoodi bändiga, et iga aasta oli, et parim laulja, parim trummar, parim kitarrist, parim bassist, aga mitte parim bänd. Me olid kõik paremad liikmed, aga me kunagi ei saanud seda peavõitu.
Mis on teie tulevikuplaan selle suhtes, et kas arendate end edasi sellel alal või õpite midagi muud ja tegelete sellega hobina edasi? No minu meelest kõik asjad, mis ma üldse teen või mis mind üldse huvitavad, need ongi kõik mu hobid ja kui ma nendega veel ka raha teenin, et iga asi, mis ma teenin sellega niikuinii kuidagi kuskilt poolt raha. Et need kõik asjad nagu niikuinii jäävad minuga ja ma niikuinii arenen ja kõik arenevad niikuinii iga päev, et need kõik asju ja nagu juuksuri teemagi, et ma teen neid alati edasi. Kas kujutaksid ennast ette tegelemas muusikaga 20 või isegi 40 aasta pärast? Ma kujutan isegi ette 50 aasta pärast, et kindlasti ja ma ei tea, laulan ja lõikan juuksed samal ajal, topelttasu. Iseloomustage ennast 3 sõnaga. Tark mees taskus. Kas teil on elu moto? Neid on kindlasti periooditi väga erinevaid olnud, aga nüüd juba vanemana sa vist on siuke kõige lihtsam öelda, et it is what it is. Paremaks ei lähe, halvemaks võib minna, vahet ei ole. It is what it is. Aitäh kuulamast! Kui teil on endal soovitusi, keda me võiksime intervjueerida Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilastest, siis andke kindlasti meile teada. Me paneme siis Gmaili ülesse ning saate kirjutada.